Tervist! Täna vaatame, kuidas toimib automaatne veakoodide lugemine ja kuidas masinapargi haldurit sellest koheselt teavitatakse. Kui tuvastatakse veakood, siis tekib veakoodi anduri alla number, mis näitab, mitu veakoodi tuvastati. Antud masinal tuvastati 3 erinevat veakoodi. Autopargi haldurile saadetakse selle kohta e-mail ja SMS teavitus ning kuvatakse hüpikaken jälgimiskeskkonnas. Kui olete hüpikakna kogemata sulgenud, siis võite saata veakoodide lugemise käsu ka manuaalselt. Aruannete alt valige veakoodide aruanne ja näete, millal ja millised veakoodid on tekkinud. Veakoodide tähendust saate vaadata Carcopsi kodulehelt. Kopeerime ühe veakoodi ja näeme, et tegu on ABS pidurisüsteemi veaga. Mõistlik on veakoodid kohe edastada esindusse või remonditöökotta, et teha kindlaks, kas rentnikul on ohutu sõitu jätkata või peab masinale pigem puksiiri järgi saatma, et suuremat kahju vältida. Kui te ei ole parasjagu kontoris, siis sama teavitus tuleb teile ka mobiilsesse äppi ja saate koheselt võtta veakoodide aruande ning näha, millise veakoodiga on tegemist. Täpsema veakoodide tähendused ja kirjeldused leiate Carcopsi kodulehelt. Jätan vastava lingi ka video all olevasse kirjeldusse. Meeldivat kasutamist!